Uus maailmakord on vandenõuteooria. See väidab, et üks võimas grupp töötab salaja maailma kontrollimise nimel. See grupp tahab kaotada üksikud riigid ja luua ühtse globaalse valitsuse. Nad väidetavalt kontrollivad kõike alates meediast kuni pankadeni ja valitsusteni välja. Inimesed, kes usuvad uue maailmakorra teooriasse, arvavad, et see grupp on suurte globaalsete sündmuste taga. Nad näevad kõikjal varjatud kavatsusi. Nad usuvad, et see grupp kasutab hirmu ja manipuleerimist oma eesmärkide saavutamiseks. Donald Trump on polariseeriv kuju. Tema presidentuur tekitas arvukalt vaidlusi, sealhulgas tema seisukoht uue maailmakorra suhtes. Mõned vandenõuteoreetikud usuvad, et Trump on uue maailmakorra võtmeisik. Nad viitavad tema poliitikale ja sidemetele kui tõenditele tema seotusest. Teised väidavad vastupidist. Nad usuvad, et Trump võitleb uue maailmakorra vastu. Nad näevad tema püüdlusi globaalsete institutsioonide vastu astuda kui tõendit tema vastuseisust. Trumpi ettearvamatu käitumine õhutab mõlemat poolt. Tema toetajad näevad teda mässajana, kes esitab väljakutse status quo'le. Tema kriitikud näevad temas ohtlikku demagoogi, kes õõnestab globaalset stabiilsust. Arutelu Trumpi rolli üle uues maailmakorras on endiselt tuline. Tema tegelike kavatsuste osas puudub selge üksmeel. Vandenõuteoreetikud pakuvad oma väidete toetuseks Trumpi kohta mitmesuguseid tõendeid. Mõned viitavad tema perekonna rikkusele ja sidemetele globaalse eliidiga. Teised toovad esile tema poliitikat, näiteks rahvusvaheliste lepingute tagasilükkamist. Nad näevad neid tegusid uue maailmakorra tegevuskava teenivatena. Need, kes usuvad, et Trump on uue maailmakorra vastu, viitavad erinevatele tõenditele. Nad viitavad tema kriitikale globaalsete institutsioonide, näiteks ÜRO suhtes. Samuti toovad nad esile tema püüdlused edendada Ameerika suveräänsust ja natsionalismi. Siiski on oluline märkida, et korrelatsioon ei võrdu põhjuslikkusega. See, et Trump võtab teatud meetmeid, ei tõesta automaatselt, et ta töötab uue maailmakorra heaks või vastu. Kogu maailm jälgib valimisi hinge kinni pidades. Meile räägitakse, et need on üliolulised hetked. Rahvas otsustab. Aga mis siis, kui need valikud on meie eest juba tehtud? Mis siis, kui mäng on sohitud? Need ei ole vandenõuteooriad. See on võimu reaalsus 21. sajandil. Võimsad huvigrupid töötavad väsimatult, et kujundada meie arusaamu ja piirata meie valikuid. Donald Trumpi presidentuur oli meistriklass sellist manipuleerimist. Ta esitles ennast töölisklassi eestkõnelejana. Ta lubas Washingtoni korruptsioonist lahti saada, aga tema teod rääkisid teist lugu. Ikka ja jälle soosisid tema poliitikad rikkaid ja võimsaid. See ei olnud juhus. Trumpi kogu karjäär on üles ehitatud suhete ärakasutamisele isikliku kasu saamiseks. Tema administratsioon oli täis miljardäre ja korporatiivseid lobiste. Need ei olnud avalikud teenistujad, kes hoolisid üldisest heaolust. Nad olid siseringi inimesed, kes tahtsid end rikastada. Tõendid Trumpi korporatsioone toetava tegevuskava kohta on vaieldamatud. Tema peamine seadusandlik saavutus, 2007. aasta maksukärped, soosisid ülekaalukalt korporatsioone ja rikkaid. Need kärped vähendasid ettevõtte tulumaksumäärasid ja pakkusid heldeid lünki juba niigi rikastele. Kasu tavalistele ameeriklastele. Vähene, parimal juhul. Dereguleerimine sai Trumpi ajastu teiseks tunnusmärgiks. Keskkonnakaitset vähendati, endas ohustades miljonite inimeste puhast õhku ja vett. Hamsta aasta kriisi järel kehtestatud finantsregulatsioone nõrgendati, suurendades uue laastava kriisi riski. Ikka ja jälle eelistas Trump ettevõtete lühiajalist kasumit inimeste ja planeedi pikaajalisele heaolule. Neid poliitikaid ei rakendatud vaakumis. Need olid korporatiivsete lobistide kontsentreeritud pingutuste tulemus, kellel oli enneolematu juurdepääs Trumpi administratsioonile. Need lobistid, sageli endised tööstuse siseringi inimesed, kirjutasid seadusi, dikteerisid regulatiivseid muudatusi ja tagasid, et korporatiivsed huvid olid alati esiplaanil. Samal ajal kui Trumpi poliitika teenis rikkaid, oli tema retoorika hoolikalt koostatud, et pöörduda oma toetajaskonna murede poole. Ta kurjustas immigrantide, kaubanduslepingute ja globalistliku eliidi üle. Ta esitles ennast kui ainsat, kes suudab kaitsta tõelisi ameeriklasi nende ohtude eest. See oli klassikaline populistlik demagoogia. Haavatavate rühmade patuoinaks tegemise ja hirmude õhutamisega juhtis Trump tähelepanu kõrvale majandusliku ärevuse tegelikest allikatest,
korporatsioonidest, mis viisid töökohti välismaale, surusid alla palku ja sohitasid süsteemi enda kasuks. Trumpi meisterlikkus sotsiaalmeedias võimaldas tal mööda minna traditsioonilistest meediakanalitest ja suhelda otse oma toetajatega. Ta kasutas seda platvormi valeinfo levitamiseks ja oma vastaste ründamiseks ja oma narratiivi edendamiseks. See pidev müra ja pahameele tulv muutis mõistliku debati pidamise keeruliseks. Mõned väidavad, et Trumpi tegusid ei motiveerinud ainult soov rikastada korporatsioone ja rikkaid. Nad viitavad tema usule Ameerika kesksele natsionalismi, umbusaldule globaalsete institutsioonide vastu ja soovile lammutada seda, mida ta pidas korrumpeerunud poliitiliseks süsteemiks. Need tegurid mängisid kahtlemata rolli tema maailmavaate ja poliitika kujundamisel. Siiski on võimatu ignoreerida ülekaalukaid tõendeid Trumpi korporatsioone toetava eelarvamuse kohta. Tema poliitika, retoorika, ametisse nimetamised ja isiklik ajalugu viitavad kõik mehele, kes on järjekindlalt eelistanud rikaste ja võimsate huve tavainimeste vajadustele. Kas siis tahtlikult või tahtmatult, Donald Trumpi presidentuur oli terav meeldetuletus raha ja võimu söövitavast mõjust tänapäeva poliitikas. Uus maailmakord, koidik või häving. See fraas uus maailmakord on läbi ajaloo kajanud. Mõnele on see nagu sireenilaul, mis lubab utoopilist ühtsust. Teistele lahinguhüüd, mis hoiatab varjatud kontrolli eest. Täna on see tagasi. Seda sosistatakse uudistestoas, arutatakse Twitteris, kardetakse võimukoridorides. Aga mida see tähendab? Kas see uus kord on hea jõud või kaose kuulutaja? Vastus, nagu enamiku asjade puhul elus, on keeruline. Aastakümneid valitses teatud globaalne kord. Teise maailmasõja tuhast üles ehitatud, toetas see demokraatiat, vabakaubandust ja rahvusvahelist koostööd. Ebatäiuslik, kindlasti. Aga see andis raamistiku reeglid, mis enamasti hoidsid ära uue globaalse konflikti. Nüüd see kord laguneb. Vanad liidud narmendavad, vanad kindlused haihtuvad. Nende asemele tekib uus reaalsus. Reaalsus, kus võim on voolav, liidud on tehingupõhised ja tulevik tundub hirmutavalt ebakindel. Kas see on maailma lõpp, nagu me seda teame? Mitte tingimata. Aga see on äratuskell. Karm meeldetuletus, et maailm ei ole staatiline, see on dünaamiline, pidevalt arenev süsteem ja praegu toimub selles süsteemis seismiline nihe. Küsimus on selles, kes kujundab seda uut maailmakorda ja mida see tähendab inimkonna tuleviku jaoks. Donald Trump. Juba see nimi ise on piisav, et tekitada 1000 vaidlust. Armasta teda või vihka teda, üks asi on vaieldamatu, see mees on nagu loodusjõud. Ja tema tagasitulek ovaalkabinetti 2004 aastal saatis šokilained üle kogu maailma. Läinud olid sosinad ühe ametiaja veidrusest. Nende asemele tuli kainestav arusaam, Trump on tagasi. Ja maailm peab sellega tegelema. Trumpi välispoliitika. Poliitika on ehk liiga tugev sõna. See on pigem nagu improvisatsiooniline džäss, kus rahvaste saatus on kaalul. Ta teeb pai diktaatoritele, võõrandab liitlasi ja rebib lepinguid tükkideks, nagu halbu lepinguid saates The Apprentice. Näide Ukraina. Mäletate kogu seda demokraatia versus autoritaarsus asja? Jah, Trump ei tunne seda. Ta on liiga hõivatud Putini tagatoa tehingute sõlmimisega, jättes Zelenskõi külma kätte. Asi pole ainult Ukrainas. See puudutab Ameerika välispoliitika põhimõttelist muutust. Vaba maailma juhtimisest, üksi minekule. America First on muutunud America Only ja ülejäänud maailm peab killud kokku korjama. Mäletate, kui Ameerika oli Euroopa parim sõber? See usaldusväärne vanem õde-vend, kes oli alati valmis neid hädast välja aitama. Need päevad on möödas. Trumpi Ameerika on rohkem huvitatud müüride ehitamisest kui sildade ehitamisest. Ja Euroopa tunneb külmavärinaid. Zelenskõi intsident oli pöördepunkt, näha, kuidas Trump avalikult Ukraina presidenti alandab. Pole lahe, mees. Pole lahe. See saatis selge sõnumi, Ameerika sõna pole paberit väärt, millele see on trükitud. Usaldus haihtunud. Nüüd on Euroopa hädas. Nad suurendavad oma kaitsekulutusi, nad loovad uusi partnerlussuhteid. Nad mõistavad, et Trumpi maailmas on nad oma pead. Asi pole ainult sõjalises jõus. See puudutab midagi fundamentaalsemat, väärtusi. Asjad, mis kunagi ühendasid läänt, demokraatia, inimõigused, õigusriik, on nüüd ohus. Ja mitte ainult väliste vaenlaste nagu Putini poolt, vaid ka seestpoolt. Ameerikalt, mis näib olevat oma tee kaotanud. Niisiis, kas see ongi kõik? Lõpp? Kas kurjus võidab?
See pole just Disney-film, inimesed. Maailm on räpane, keeruline koht. Ja praegu tundub, nagu seisaksime kuristiku serval. Üks vale samm, üks vale arvestus ja me võime kaosesse kukkuda. Aga see on kaose juures, see on ka võimalus. Võimalus ümber ehitada, ümber mõelda, luua uus maailmakord, mis on õiglasem, jätkusuutlikum kui see, mida see asendab. Lihtsam öelda kui teha, eks? Muidugi. Aga keegi pole kunagi öelnud, et maailma päästmine saab olema lihtne. Tulevik on kirjutamata. See on kõigi meie teha, et otsustada, mis edasi saab. Kas me alistume hirmule ja lõhenemisele? Või kas me võtame väljakutse vastu? Kas me võtame kaose omaks? Või püüame luua parema maailma? Valik on meie. Kui Eesti-Rikat tuntuvat seaduse silmispuutumatut saaketuttavaksi Margus Linnamäega, ketä monet nimetävät oligarhiksi. Hiljutiset syntmuset viitavat mustrille, kus oikeuslikut takajärjet näivät myödä minemaneista, kellel on märkimisväärne rikkus ja moju. Se teki kriitillisi kysymyksiä vuorotsuse kohta seaduse ees ja selle kohta, kas oikeus kehti toesti koiki jaoks. Faktit rääkivät Tere tulemasta simulaatioon, sinun tulevik on virtuaalinen.